Tere! Tere, emmed! Tere, issid! Teeme issidega veel kord. Tere, issid! Teid ei rohkem. Kui on vanaemad ja vanaisad või kes ei ole ei kooli tulev laps, emme ega issi, siis tere teile! Teid on vähe. Kes tere? Tere, Lotte! Tere! Meil on siis selline imelik aktus algamas, imelik selles mõttes, et vales kohas. Aga küll me siis, ongi ehk huvitav, ühes kohas alustad ja teises kohas lõpetad ja vahepeal oled kolmandas kohas ja elu peab ju põnev olema ja väidetavasti on ju nii, et kui olud muutuvad, siis mis kõige rohkem kasvab? Intelligents. Sest kohanemisvõime on intelligentsi arengule ülitähtis ja kohaneda tuleb meil siin kogu aeg. Täna siin praegu, siis rongkäigus ja siis homsest alates juba upal, nii et rõõmsat kohanemist meile kõigile. Luban, kõik saavad targemaks. Ainult, et tuleb rõõmsat saada. Aga alustame siis oma aktust. Mina olen Viljar Aro, selle kooli direktor, mitte selle kooli direktor, vaid tänases siis jah, eile veel Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor, aga tänases siis Kuressaare hariduse kooli direktor. Ja võib-olla ainult nii palju, et mind seob selle majaga see, et mina tulin siia majja tegelikult 65. aastal, teise klassi. Siis oli siin algkool, aga siin on nii palju lapsi, et ei mahtunud ära kõik ja esimesed klassid, kes kohalikud inimesed kõik on teavad muusikakooli, mis on siin üsna lähedal, siis esimesed klassid olid kõik siis muusikakooli hoones. Aga 65. siis siin. Nii et see on täitsa oma koolimaja. Ja Saaremaa Ühisgümnaasiumiga, mille või kellega me eile lõpetasime, seob seda maja see, et siin oli enne algkooli avamist ja enne selle meie maja valmimist, mis valmis täna 60 aastat tagasi, aasta oli 1961, see hariduse 13, mis nüüd remonti läheb, siis sinna maani oli siin Saaremaa gümnaasium, ühisgümnaasium või tollane siis Kingissepa keskkool. Aga alustame aktusega lapsed on niimoodi, suured inimesed teavad, aga tavaliselt aktust alustatakse hümniga. Ja te saate pärast seda hümni veel kuulata suurel aktusel, seal ka meie oma riigihümn, aga täna siin on ju ainult meie koolihümn ja tõstavad käed need lapsevanemad, kes on Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanud. Oi jumal, te olete kõik siin, siis jah, teisi pole. Siis te saate ju palju häälega kaasa laulda. Kui teil veel peas ei ole, siis tasub häbeneda, sest et mälu nii noored teile tohiks kaduda. Aga kena aktus algust. On kasvanud tasane maa, tuulde
ja laulu pealkiri on loomulikult see sõna, mis on koolis kõige tähtsam ja miks kooli üldse tullakse. Ja selle laulu pealkiri on loomulikult miks. Mari Austmees juhendab neid, talle võib isegi aplausi teha, sest ta on õpetaja, talle meeldivad. Tere kõigile, nagu õpetaja direktor Viljar ütles, minu nimi on Mari ja ma hakkan neile õpetama muusikat sel aastal ja kauelgi veel. Nüüd mul on 2 küsimust kohe lastele. Kas te oskate öelda, kes on hästi julge teist? Tõstame käe, kes on julge laps? Tore, arvasin kohe, ma näen mõnda kätte. Teine küsimus on see, kes oskab laulda juba hästi? Kes arvab, et oskab hästi laulda? 1 käsi, 2 kätt ja 3 ja 4 ja nii ja tulevad. Nii, ja miks ma seda küsisin? Sellepärast, et me jätame nüüd laulma siin eest, ilma mikrofonideta kahjuks. Nad annavad endast parimat, te kuuleksite ja te võite teatud kohti kaasa laulda. Ma näitan natukene ka, kui te võite kaasa laulda ja siis me saame äkki kokku väga toreda laulu. Nii et laulu nimi on Miks ja nad hakkavad kohe küsimusi esitama. Mari, oota, oleme demokraatlikud, lugupeetud emedissid. Kes arvab, et ta oskab hästi laulda? Käsi püsti. Nii, kes oskab hästi laulda? Tahate lastest midagi üldse saada, tõstme käe. Sest teie olete ju eeskuju. Teie peab kõik laulu ära õppima, mida Mari ütlema. No nii, igal juhul proovime, kuidas see... Ma tahtsin ühe asja öelda, et ma olen tegelikult õpetanud ka väga paljusid MS-isid kunagi. Ja ka mõnda vanaema. Nii et juba 3. põlv läheb siin ka. Nii, laul Miks. Ma teen siin natuke kaasa. No kuidas meil läheb, olete väsinud? Väga hea. Mul tuli praegu pähe see mõte, kui ma kuulsin neid Mikside laulus, et see laul on ilmselt tükk aega tagasi tehtud. Võib-olla isegi eelmisel sajandil ja võib-olla ongi pühendatud pigem emeristidele, sellepärast et tänapäeval peaks olema mitte kommid ja kapsas lihtsalt põllu. Kapsas peaks hea olema, sest me elame ju hoopis tervisliku toitumise sajandil. Aga see on jälle teie kui kodude dilemma, kuidas oma lasteaiad toitlustamisega kodus tegeleda. Mida me nüüd siis natuke tegema hakkame on see, et veidikene sellest koolist ja veidikene kooli sümboolikast näete siin laua peal ootavad koolimütsid ehk teklid, kõiki teie lapsi ja aavitsad. Ja teklil on näete meil 3 värvi, roheline, valge ja sinine. Kust need värvid tulid, on siis see lugu rääkida, et
kui need teknid sai tehtud kusagil aastal, ma arvan, oli 1993 esimest korda, siis tollal oli meil Saare maakond ja Kuressaare linn. Ja Saare maakonna lipuvärvid on roheline ja valge, teadagi, mis see tähendab, ei hakka siin pikalt rääkima. Ja Kuressaare linna lipuvärvid olid sinine ja valge. Ja nii saiti kokku sinine, valge ja roheline, et Kuressaare linnas asub kõiki Saaremaa maakonna lapsi endaga õpetav Saaremaa ühisgümnaasium. Ja kooli logoks on siis selline, kes näeb mind kaugel linnukest, kes saab aru, et seal on võib-olla kirjutusvahend ja siis lahti öeldud vihik või raamat. Eks ta ongi seda mõlemad, sest kunagi 50. ja 60. aastatel selle tollase Saaremaa ühisgümnaasiumi märgi peal oli kajakas, mereäärne linn, kajakas oli põhiline linn. Ja eks siis seda lindu ja lendu iseloomustav märk ongi. Veidi värskelt esitleme teile oma kooli lippu, läheme mikrofoni juurest kaugemale. Alles saabus, ei saa ju vana nimega lippu enam jätta, et siin Tramsis, nagu me juba varem oleme rääkinud, kooli logo jätsime samaks, sest meie arust ei saa olla nii, et üks kool kaob lihtsalt kuhugi ära ja algab mingi uus kool. Peale teie tänaste laste on selles koolis kõik Saaremaa ühiskonnalised lapsed teised. Ja kaua aeg. Nii et enned on ju kooli nimi muutunud. Nii et kui praegu on Kuressaare hariduse kool, siis iseenesest natuke küll imelik, et mulle tundub, et ta on siis ainukene kool Eestis, kus haridusega tegeletakse. Sest ühegi teise kooli nimes seda ei ole. Aga nali siis naljaks küll, et meil on olnud neid nimesid üsna palju. Me loeme oma kooli gümnaasiumus ajaloo Saaremaa Poikaste gümnaasiumist 1865, siis ta muutus vahepeal eestikeelseks Saaremaa Eesti segagümnaasiumiks ja 1923. aastast alates on siis Saaremaa ühisgümnaasium, tulles vahepeal Kuressaare gümnaasium, Kingissepa esimene keskkool ja Viktor Kingissepa nimeline Kingissepa esimene keskkool. Nüüd siis uus muudatus. Ja teiselt poolt on see enam-vähem samasugune läbi ja natuke vastupidist valge ja tuline vahetus. Ja võib-olla nii palju, et gümnaasiumi osa nüüd meie koolist on lahkunud huvimuude Saaremaa gümnaasiumisse, mida mõned siin aknast näevad ka, siis ennegi selles koolis muutus on ja kuidagi teistpidisi, sest siis, kui mina läksin Saaremaa ühisgümnaasiumi eelkäijesse Kingissepa keskkooli, siis ju seal algkooli osa üldse ei olnud. Et algkooli osa tekkis sinna alles 1961. aastal, kui see uus maja hariduse 13 kerkis. Enne oli see kool alates 5. klassist. Nüüd siis on algkooli osa olemas, aga on lahkud gümnaasiumi osa. Aga keskmised jäävad. Nii, aga hakkame siis teklit pähe andma, siis ju pildistamine ootab ja suur rongkäik ja hakkame A-klassist pihta. Meil on siin, kui te saite aru, et teil on 4 lotet ja nad teevad meile siin mingit näitemängu, et siis seda nad tegema ei hakka. Et nad on tegelikult klassi juhatajad ja neid tuleb ikka täitsa tõsiselt. Tehke tõsiselt nagu. A-klassi juhataja Irena Siht, temal on meie koolis alustab 7. lend, ma kuulisin järgi, et 7. kord alustab 1. klassi õpetaja. Võib aplodeerida. Ja katsugu siis julgelt tulla, me paneme nad istuma siia pinkide peale juba ja samal ajal, kui mõni koht peaks vabanema kusagil, saab mõni suurem inimene istuda vabanevale toolile. Ja esimest korda kooli ajaloos paneme tekleid pähe, mitte tähestikule siis järjekorras. Katsume olla huvitavad. Nii, Karl Teer. Emil Antsa. Michelle Kärg.
Annika Rihm. Loore Saar. Ossald Tabri. Anna-Liisa Kansel. Johannes Aleks Ustund. Ats Selge. Christopher Ado Kasi. Kirkelepp. Jaago Rõõm. Kris Lepisto. Heili Roode. Mattias Mägi. Georg Nõmm. Liis-Andra Laurits. Laura Mutu. Ja Kirke Komme. Nii, aga meil on veel õpetajaid, kes tahavad ka omale lapsi saada. Esimene B-klass on siis meie kooli jaoks täiesti ube õpetaja pärane. Ja no, mis su nimi oli? Ja see on see. Enne ma õppisin neid ülesid pähe ja nime kirjutatakse ühe i-ga, aga hääldatakse kahe i-ga. Nii et Karina kirjutatakse, Karina hääldatakse. Mihkelson, ilma C-ta. Väidetavalt sul hakkab 3. või 4. aasta. Õpetaja 4. aasta. Aga meie koolis esimene. Nii et palun austada ja eriliselt armastada. Nii, aga õpilased, Liia-Mari Mänd. Christopher Hannus.
pean lihtsalt paigast tühi käsile parem. Aga ma nüüd vastu. Tere tulemist. Ramet Toomla. Kõik B-klassi lapsed istuvad siia, siis C-klassi natuke istub taha ja lõpuks D-klassi ei istub üldse. Sina lähevad kõik koos välja ja kusagil pildistatakse. Simona Karu. Agne Helene Käärik. Muide, ma tundsin ära väga otsusekindla õpetaja Sanna. Meil on neid koolis umbes 2 tükki. Evan Sinipea. Miia Raik. Mari Naalismaa. Eike Rüütli. Anett Aavik. Anett Aavik. Edward Friedrich Efraim Traulsen. Põhiline esimene Edward. Ei tea, aga saame aja jooksul selleks. Nii. Vivian Gertrude Visna. Gregor Noor. Miia Märibel Peder. Reiko Paulus. Kevin Edrik Paul-Maadimo.
Nii, ja siis on veel üks selline lisemklass, keda juhendab Janne Traun. Ja tema meie koolis juba mingi aastaga 7. Nii, aga õpilased teevad siis. Jeneli Vaargut. Aurora Vilgas. Mirel Valma. Oskar Ivana. Karl Robert Troški. Kas ma sain vahepeal aru, et ühe lapse tekkel on siin kuidagi puudu, aga laps on olemas. Laps tuleb siia tekli otsima üles, aabitsa saab kätte. Nii, ja veel üks õpetaja, Marika Mets on meil, vahepeal oli ta ära, pärast pesel ära, mehed ei lähe kunagi ära, kui nad päriselt ära ei lähe. Ja Marika Mets on siis D-klassi juhataja ja D-klassi lapsed, Brita Kukk. Nii, Kevin Laasner. Nii palju toole polnud, aga nende pole kogu seistlast, nad läheb kohe minema. Tere põlemast. Nii. Värtel Kivi. Henri Pahavi. Karmel Perets. Saskia Saar. Madele Leppan. Emily Õu. Ksenia Kotovska.
Markus Leitav. Kärt Johanson. Kaarel Teter. Kristel Paavin. Merili Malmiste. Kaspar Mänd. Kristjan Loik. Carlos Calvin. Ramon Laanekivi. Nii, Andi Roos, kus millistame toimub? Tere, head kooliaasta algust. Et ei tekiks seda suma, minu vanas koolis oli 3 must, kus korraga välja sai. Täna näiteks teeme siis nii, et vanemad ootavad nii kõva toas, ma pildistan lastel ära, nad tulevad siia kõrvale, pärast hetkega leiatavad kõik klassid on pool. Muidu on nii, et tuled hetkega vaata sa siia, pojaka vaata siia ja siis pärast ma muidu tõstan neid siia. Ühesõnaga head kooliaasta algust. Kõigepealt õpetajatega. Kas nii sobib? Et sa teed trepi peal siis? Jaa, ma teen õuesti. Et selles ongi, et keegi ei käiks välisussist mida samas sel ajal. Aga saadame äkki nad kõik koos välja? Jaa. Ikka, otseselt. Nii lapsed võime uksi tõusta ja kõigepealt A-klassi juhataja ees. Meie oleme ka võib-olla, vaatame heldid pilguga neid.